kallid kolleegid, täna me tähistame Tallinna Liikuri lasteaia 35 aastapäeva ja tähistame seda meie kunstigalerii avamisega. Kuna praegu meil on teine aasta, sellel aastal me kõik oleme kunstnikud, oleme väga loobad inimesed ja palun, meie kunstnikul on ka juba kohal Diana ja Helena. Need toredad kunstnikud maalivad mõned loovad mingid maale meie lasteaia igapäevasest elust. Palun. No. Diana, vaata ümber, nii palju pilte. Ja tead sa, kõik nad kaitsevad meie lasteaia elu. Tood nii. Ja olen sinuga täiesti nõus. Aga tead, sa oled ju võlur. Ma palun sind väga. Hakka neid pilte elu äratama. Tead, ma alles õpin, ma ei tea, kas ma saan hakkama, aga ma kindlasti proovin. Proovi. Ja tead, kord ma unistasin ühest unistusel kodus, kus elab laste naer, kus kasvavad talendid, kus elavad lapsepõlve värvid. Ja selleks koduks ongi meie lasteaed, kes tähistab täna juubeli. Ma ei saa seda maali lõpetada. Aga mis juhtus? Pintsel ei kuuletu. Tundub, et seda maali peab ikka laulma.
nõus minuga? Ja kindlasti.
ja võib-olla läbi luuletuse. Kuule, hea idee. Tead sa, ma tunnen üht andekat poissi. Väga tore. Tema nimi on Kirill. Ja siis ka esitab meile sobiva luuletuse. Mis selle luuletuse nimi on? Põllumees vaatas. Väga huvitav. Minu nimi on Kirill, põllumees Vares, autor Silja Luke. Vares külvas semneid maha, siia sinna ette, kui siis tehtud oli kõik. Märkas Vares keesotal, ilma sooja ilmata, pole saagi oodata. Vares lendas oksale, kevad aega ootama. Vares külvas semneid maha, siia sinna ette taha, kui siis tehtud oli. Märkas Vares keesotal, ilma sooja ilmata, pole saagi oodata. Vares lendas oksale, kevad aega ootama. Ma kujutasin sinu lindu. Nii, kas sulle meeldib? Ja mulle meeldib. Kuule, võta endale ka. Tundub, et siin võiks olla muusika. Ma ei hakka maailma selle. Punane on maasikas nii mahlane ja hea, oranž nagu porgan, mullas kasvab nii pea. Kollane kui banan, alati magus ja pehme, roheline on muru, sellele mängima lähme. Värvid on kõik ja vaatavaid ringi, nii mõnigi neist teid meie kingi. Punane, kollane, roheline ka, kõik värvid on vahvad, hurraa. Sinine on taevas, vaata ülesse, lilla ploom aamuspäeva helgesse, pruun kui karu, kes
Ja ilusad värvid olid 9. rühma tüdrukud. Mina arvan, siin võiks veel muusikat olla. Milline on sul mingid abilised, kes võiks meid aidata? Jah, mul on ühed tuntud muusikud. Väga tore. Ma võin kutsuda neid. Ole hea, muusikud. Aga kõik millegid on juba välja müüdud. Aga tead, Diana, siin on pilt. Kas sa tead, mis see pilti, mis see maali nimi on? Tead, minu meelest see oligi Kulla Ketraja. Kas päriselt? Jaa, on. Nii huvitav.
see on suur pidupäev, mida me tähistame tänu, rõõmu ja suurte unistustega. Ja tead sa, millest me oleme unistanud? Kas sa tunnetad? Jaa, muidugi uuest maast. Aga äkki sa oskad maalida, kas sa eksima midagi? Jaa, ma küll oskan maalida. Aga selleks on vaja mingid keerukamaid arvutusi teha. Selleks võib abistada võib-olla tehisintellekt või arhitektid, tõelised arhitektid. Või Äkki robotid saavad hakkama? jaa, see oleks küll tore. Sest meie näitus ei ole ainult näitus, vaid ta tuleb ka lava. Vaata, milline külaline on siin. Reisi, palju õnne on sisse tühistatud. Aastapäev, lasteaed, 35 aastat vana. Palju õnne sulle. Kuule, just praegu rääkisime, et meil on abi vaja. Kas sa oskad luua meie uue lasteaia projekti? Projekt on juba loodud. Ohoh, vot see on uunis. Ma pole teadnudki. Kuidas sa said hakkama sellega? Kuidas sa tegid selle? Näida palun, kuidas sa tegid seda? Tahame näha. Kuule, vot see on üllatav. Oi, mis? Ja ongi valmis, vaadake, nii innovatiivne, nii kaasaegne, nii nagu meie lasteaed ongi. Kuule, ma pean direktorile andma. Uhke maja tuleb meil, jah? Iga lasteaed on nagu väike riik. Iga riigil on oma hümn. Liikmeni lasteajal on ka oma hümn. Ja seda me laulame. Meie armas lasteaed, siin on rõõmus sõprus hea. Meie armas lasteaed, kõik on kodune ja hea. Lasteaias liigurid, käi nii maad kui saa. Lasteaias liigurid, olla on nii hea. Песенка про детский сад повстречалась с нами. Песенка про детский сад с добрыми словами. Детский садик прикурит, родин я и ты. Детский садик прикурит, это я и ты.
maalitud väiksed niisugused hetked, mõned hetked nägite meie elus. Aga nüüd, kuna meie kunstigalerii on avatud, ma annan sõna üle teie külalistele, kallid külalised, teile. Palun Lasnamäe linnaosa valitsuse vanema Juliana Jurtšenko, palun. Tervist ka minu poolt ja Liidri laste ja perekond. Õnnitlen teid juubeli puhul, see on vaid algus. Ja minu teada tõepoolest ees ootab päris väljakutsete rohke aeg. Seoses sellega, et Tallinna linna kingitus küll viibib natukene, aga siiski juba ettevalmistustööd on juba käivad, seega ma soovin teile jaksu, jõudu ja et tõesti jõuaksite sellesse päeva, kus me saame näha mitte ainult pildi peal seda uut hoonet, vaid tõesti seda avada. Aga nii kaua, kui see protsess käib, siis väiksed kingitused lastele, linnaosavalitsuse poolt. Meie poolt loomulikult suured tänud õpetajatele, teie töö eest, teie vaeva eest, et te teete tõesti meie linnaosa jaoks väga suurt asja ja annate väga suure panuse meie linnaosa haridusele. Suur tänu teile, jõudu, jaksu, tervist ja kõige tähtsam mõistmist. Ja meie poolt ka mõne tänukirjatena. Kui siin saalis on, palun siia Ilona Juupereva. Irina Voronova. Елена Петрова. Алла Зманашвили. Алина Боскин. Татьяна Евдокимова. Tatjana töötab siin enne meie lasteaia avamisest. Алла Колесникова. Анна Асведова. Лидия Леменина. Ирина Дадатская. Станислав Пономарев. Я Наталья Щелова. Ja loomulikult saame tänavalt jätta jällegi
Ja palun valitsusameti esindajad Raato, Piret Lind ja Andrus Paas. Armas Liikveli lasteaia pere. Olen olnud mitu korda teie imetoredatel personali näidendite esitustel ja no te suudate ikka üllatada. Mul vahepeal tekkis tunne, nagu ma oleks kuskil Pariisi tänavatel, kus kunstnikud maalivad, keegi kuskil laulab, tantsib ja no kõige suurem rõõm alati ongi näha seda laste kasvamist ja rõõmu. Et ma arvan, et Liikveli lasteaedadest saab ainult nii tööle, et sa pead ette laulma, tantsima ja näitama, et sa oskad robootikat. Teil on oma selline siht ja rada olemas. See on alati küsimus, et mille poolest me erineme teistest. Aga ma arvan, et kõik Lasnamäe lasteaiad teavad ja ka üle linna, mille poolest on Liikveli lasteaed tuntud ja teatud. Mina tänan ka hea ilusa kontserdi eest ja peame tänama laste ja juhtkonda ja õpetajad, et seda maja on nii hästi ilusasti hoitud, et lausa kahju on. Majandusseis on hea, kuna kuulakettevad juba erinevad. Vabalt on ikka vead. Nii, aga tahame samamoodi tänada nii nagu aastapäevadel on ka töötajaid ja ma palun appi Larissa meile, kes on siis ja minu jaoks on alati hästi oluline, iga nime taga on midagi, mida saab juhta täna välja tuua. Et miks just tema saab sinu poolt ja meie poolt tänukirja? Kõik personal näidite kontserti. Ei ole kahtlust. Meie õpetaja Angelina Ostapjuk. Aga ma olen kõik nii toredaid õppetegevusi laste ja jõudu teile. Eestikeelne õpetaja Darja Fardikova. Darja. Anna Prjatkina. See amet on praegu kulda väärt igal pool. Julia Algaeva. Елена Карпар. Наталья Лепеткина. Татьяна Сушкевич. Ei ole seda rõõmu.
Елена Антонова. Татьяна Крупи. Анна Кивилева. Meie lavastaja, peatoimetaja, stsenarist. Ja, üks rühm lisadele ka. Lilita Kimova. Liigutas ette näitas. Елена Галюк. Nüüd ma tahan neid kapteneid õnnitleda siin. Tegelikult ikkagi nii, et kindlasti on kapten kõige olulisem. Aga ka temal on oma meeskond, külvimees ja kõik, et see ei saa üksida. Sellepärast ma kutsungi nii Helena kui Larissa siia ette. Tahan teid tänada. Larissa ma mäletan, kui ma ühte väikesesse Kadrioru lasteaeda läksin kunagi, Larissa seal töötas. Ta oli nii äge ja ma kogu aeg mõtlesin, et miks võiks midagi enamat suuta. Ta on seda tõestanud, et võib vahepeal isegi 2 lasteaeda juhtida. Aga jõudu sulle, sest praegu seisab aeg teil kõige keerulisem ehituskoosolekud. Saate aru, mis asi on ehitus. Küsitakse palju nõu, aga jõudu ja kõige olulisem on mõista seda meeskonda, kes on pillutatud, on laiali. Aga see väärtus, mis ma siin tajusin, et nii palju aastaid koos töötatud, on sellele fundamendile lähebki nüüd teile töö. Jõudu ja varsti täpselt. Nii et jõudu teile nii Leenale. Soovib meie hoolekogu esindaja. Head sõbrad, külalised, vanemad, õpetajad. Ma õnnitleme teid oma südamest sünnipäeva puhul, et te olete nii erilised meie laste jaoks. See on nagu väga see kõik, mida te teete, on meie jaoks väga-väga tähtis ja oluline, et me oleme südamest tänulikud. See sild, mis te olete loonud kultuuride vahel, õpetades lapsi armastada eesti keelt, aga samal ajal oma juuri mitte unustada, see on väga-väga oluline. Ja me soovime teile palju uusi nägusid ja väga ilusaid hetki ja aastaid ette.
nägite, meie lastevanematega on päris hea koostöö, nad ka loovad kaasami ja väga hästi saame hakkama, see on väga mõnus, sellepärast et siis tulemus on palju parem. Ja hea meelega kutsub siia meie külalisi võib-olla sõpruslasteaia direktorid ja lasteaednik on väga loominguline rahvas. Kuid see, mida meie nägime täna, tõestab seda, et teie lasteaia töötajad oskavad täitsa kõike. Tantsida, laulda, maalida ja intellekti oskavad ka. Ja meie arvame, et kõigile liikurilastele on vedanud teiega tegelikult. Teid ootab ees väga selline huvitav tee ja meie arvame, et teie selline andekas pere, et nii töötajad kui ka lapsed ja lastevanemad väärivad seda, et teil oleks uus kubane ja kaasaegne hoone, uus maja, kus elab jällegi energilisus, positiivsus ja õnnelik lapsepõlv. Olge õnnelikud! Tahtsime õnnitleda ja tänada neid inimesi, uut inimesi, kes on tööl meil vähem kui 5 aastat. Meil on väga palju uut inimesi majas, aga me täname neid südamest meie meeskonnaga liitumise eest, et nende panus on väga väärtuslik, väga väärtuslik. Nii et palun siia Anna Kreen.
töötas mujal, aga ta tuli tagasi. Tegelikult ja sest tööstaaž on jagu välja. Ja Nell Randmaa. Kunstnik Diana Kuhmann. Õpetaja Olga Meetova. Aitäh. Meie psühholoog Julia Obraztsova. Õpetaja Kristiina Vitsensi. Õpetaja Maria Laik. Õpetaja Ekaterina Komalkinova. Елена Утешева. Meie tubli muusikaõpetaja Jaanika Kaljus. Meie ansambli, laulava ansambli juht Natalja Leht, õpetaja. Marianna Rustamjan. Ja arendusjuht Tatjana Antonova. Meie haridustehnoloog Marisa Kniazeva. Animatsiooni eest. Esimene koht, mis see oli? Friendship Dance. Vot hiljuti, eelmisel nädalal jah, saime veel ühe auhindu. Kulda väärt majahoidja ja nüüd niisugused, tulge rohkem. Oksana Viglan. Aitäh. Alina Labanova. Elena Lipovska. Nii et jah, kõik koos me saame väga hea mees. Nüüd ma tahan
tahaks kutsuda siia meie koostööpartneri, kes tõi meile siia majja ühe vahva konstruktori, Igo konstruktor, saabus meile siia Eestisse Taiwanist. Ja Arina Ivanitšova on selle inimene, kes tutvustas meid sellega ja see töö meil koostöö käib väga hea. Dear ladies and gentlemen, I represent the Gigo brand, and this is the international brand from Taiwan. And I started to study Estonian language and I love it from the last autumn, but unfortunately I'm not ready to talk in Estonian now, and I hope next time I can join the Estonian community as well. And I'm really very happy, it's our pleasure to communicate with the Liquid Indigano and to have this collaboration. I would like to say a big thank you to Larissa and to the whole pedagogical staff. Let's say it's not a staff, it's a family. It's very warm and very intelligent, very creative, and really very, very happy to have this collaboration, and we hope to it will be successful in the future as well. And today we would like to present the new set with the green energy, and we believe it will help very smart and clever children to join the international competition and travel all over the world and represent Estonian culture. And thank you very much. And sorry, it's the other konstruktorid väga huvitavad ja kõik materjal on valmistatud, et õpetajatel on kerge seda läbi viia lastega. Ja siis, meil on väga tore sponsor, et kui iga kord me viime läbi mingi lasteüritusi, siis on vaja, lapsed kogu aeg ootavad mingi niisugusi üllatusi ja seda õla meile pakkus meie sponsor Aleksander, palun. Omalt poolt ma usun ja tean, et kõik laste ja lapse vanemad võivad kindla tulla, et nende lapsed iga päev on turvalises kohas ja nendega töötavad inimesed kutse kättega. Tänan teid. Aga tahaks kutsuda siia meie kaht väga väärikat inimest. Meie kauaaegne lasteaia juht Viktoria Fjodorovna, kes vastutab детский сад. Дорогие стены, дорогие люди, поздравляю вас с юбилеем. Посмотрела я кино ваше. Очень жаль, что нету кадра, где мы с Ларисой Энна и я. Потому что очень хорошо было
нам войти тоже в историю. Мало ли еще что будет. Совершенно, конечно, грустно, что все материальное приходит в негодность. Ой, смотрела я на эти кроватки, на эти компьютеры, а все это ведь было когда-то с таким трудом приобретено. Кроватки в мужской тюрьме делали, матрасы в женской тюрьме делали. Мы с завхозом ездили вот за этими всеми прекрасными вещами, с большим трудом добывали это все. И все это устарело, ну и слава Богу. И, конечно, очень радует вот этот технический прогресс, какие замечательные сейчас возможности у воспитателей в детском саду вместо наших примитивных компьютеров. А как нам надо было печатные машинки, приказы печатать, а их не было в Таллине, это вот 35 лет назад. Это мы в Ригу, в Минск летали за ними. Не на чем даже приказ было напечатать, писали. Замечательно совершенно, что мы так с вами шагнули в будущее. И я очень рада, что осталось неизменным это вот люди. Это замечательные наши воспитатели. Просто сердце радуется смотреть на всех на вас, девочки, что вы все еще тут, что вы такие замечательные, с таким же энтузиазмом работаете. И еще хочу, манер Ковану синдром, очень приятно, что что-то хоть неизменного остается. Это так радует, потому что, знаете, очень приятно работать с умными людьми. Когда твои начальники умнее тебя, это всегда очень стимулирует. И поэтому большое спасибо, что хотя бы про Анус осталось незнакомым, потому что других я не вижу. Все, наверное, разошлись по другим каким-то местам, но хоть что-то остается неизменно. Это талантливые наши воспитатели, талантливый наш руководитель госпожа Анус. И за это времени мне хочется сказать спасибо. Еще хочу сказать спасибо, Ларисочка, что детский сад в таком хорошем виде. Мне так нравится дизайн. Просто очень приятно, современный такой. Мне очень нравится, что звучат все три языка, за которые мы тут боролись. Мне очень нравится, что у спонсора дети, которые закончили нашу эстонскую группу, видите, справляются на эстонском языке учиться. Замечательно, это было 20 лет назад, да, 20 лет назад мы начали углубленно учить эстонский язык, английский тоже. Поздравляю вас, девочки. Виктория Федоровна, мы все ваши начинания постараемся продолжить, развить, углубить и расширить. Что очень симпатично все выглядит. И новенькое всегда приятно. А новые стены, новое внутреннее содержание, это будет замечательно. Желаю вам всем успехов в новом доме. Галина Павловна, вот хочу представить вас тоже. Галина Павловна – это человек, который участвовал в открытии детского сада Ликови. Да? Да, инспектор. Галина Павловна была инспектором, да, по дошкольным учреждениям завода «Двигатель». И Галина Павловна еще заведующая детского сада, где я работала. Ну что, Виктория Федоровна все рассказала уже. Хорошее было время тогда, хорошее время наступило сейчас. Очень приятно видеть наши старые знакомые лица,
живет. Он много делает, что приятно все это видеть. Я желаю всем успеха, здоровья, радости, благополучия. Пусть у всех у вас будет все в жизни хорошо. И чтобы детский сад продолжал традиции, чтобы он вот был такой прекрасный, чудесный. Будьте все счастливы. В детском саду была любимая песня. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Мы ее поем. Очень Каждый день рождения персонала мы собираемся в зале и поем эту песню обязательно. Так что будьте все счастливы. Хотела поблагодарить наших заслуженных пенсионеров, которые смогли прийти тоже к нам сюда на праздник. И, конечно же, самому нашему, то есть старшему члену коллектива, вот, заслуживает бурные аплодисменты и букет. Татьяна. Поделиться с вами одним открытием, которое мы с Илоной Кирилловной обнаружили тут, листая старый журнал, который от руки писали вы, Виктория Федоровна. Знаете, как называлась наша улица раньше, когда вы основали здесь детский сад? Знаете? Да, кто знает? Рейндорфа. Рейндорфа. Это человек, знаете кто? Художник. Эстонский художник. В тему. Благодарю всех вас за этот прекрасный вечер, день, проведенный вместе. И приглашаю вас всех к нашему праздничному